Ja mis me siis teeme on kõik mis on seotud hüdraulikaga, ehk siis alustades kõige lihtsamast hüdrovoolikust ja lõpetades siin nii pneumaatikuga kui ka tööstusvoolikutega, et Eestis on meil 3 esindust, üks esindus on meil Tallinnas, üks on Tartus ja nüüd on kõige uuem esindus on siis Võrus, mida me avame täna, et ka Võru kliendid saaksid oma hüdraulika muredele ja probleemidele lahenduse. Ja siin siis, nagu ma aru saan, siis kui inimesel on mingi probleem, siis ta toob oma selle vooliku siia või kuidas see asi käib siin? Jah, ta põhimõtteliselt kõige lihtsam osa on sellest ongi see hüdrovooliku valmistamine, ehk siis klient toob oma vana purunenud hüdrovooliku siia, me mõõdame ära selle vooliku, vaatame ära, mis voolik on, mis tingimustele peab vastama, millised otsad ühendused seal peavad, hüdraulika varuosi ja lisaks toodetele siis veel erinevad teenused, et põhiliselt nendest on siis hüdrosilindrite remont, lisaks rasketehnika hüdraulika remont ja siis ka mobiilne hüdraulika teenus, ehk siis käime teeme hüdro nii-öelda hooldust ja remonti kliendi juures koha peal. Tegelikult see on kasvav tendents, sest tänapäeval aeg on meie nii-öelda kõige kallim vara, et kliendi jaoks on see hästi oluline, et me pakkusime seda teenust koha peal, et klient hoiaks lihtsalt enda aega kokku. Lähme vaatame siis seda, millega te kohale inimeste juurde lähete. See on see buss siis? See on siis meie nii-öelda mobiilne hüdraulika töökoda, millega me saame siis kliendi juures koha peal lahendada kliendi muresid ja probleeme hüdraulikast. Õigesse pikkusesse koorija, millega koorime ära, paneme uued õiged otsad voolikule ja siis hüdropress, millega me need otsad kinni pressime vooliku külge. Lisaks veel selle sama bussiga me teeme ka nii-öelda siis tööstuslikku hüdraulika hooldust, ehk siis et lisaks vooliku valmistusele hooldame ka üldiselt tööstuste hüdraulikasüsteeme ja teeme ka diagnostikat nii-öelda, kui on mingi probleemid hüdraulikasüsteemi. Kui buss on just väljakutsel ühe kliendi juures, siis natuke läheb aega enne, kui ta selle töö ära lõpetab ja järgmise juurde jõuab, aga ideaalis on ta nii-öelda, et selle bussi tööpiirkond võiks olla 50 kilomeetrit, et üle selle siis juba läheb see kliendi jaoks juba see aeg natuke võib-olla pikaks, et ideaalis võiks olla 50 kilomeetri raadiuses see tööpiirkond. Et jah, kui rääkida Hansoflexi ettevõttest kui sellisest, et siis ettevõtte ise on asutatud 1962 aastal Saksamaal Bremenis Joachim Armedingu poolt, kes hakkas oma garaažis tegelema nii-öelda samamoodi pakkuma hüdrovaruosa teenust. Ja kui nüüd tänase päevani oleme me pereettevõtte, ehk siis selle sama perekonna omanduses ja täna on meie nii-öelda juht siis Joachim Armedingi poeg Toomas Armeding. Et üle maailma on meil 440 filiaali, ligi 4000 töötajat. Töötame või oleme koha peal kõigis 5 mandril 43 riigis. Ja näiteks Saksamaal on meil neid samu busse, hooldusbusse ligi 200 bussi. Ehk siis, et seal ongi, et seal me võime juba lubada kliendile, et me oleme põhimõtteliselt 15 minutiga kliendi juures nii-öelda. Et see on ka suund, kuhu poole me siin liigume. Aga kuidas see kliendi suhe nagu välja näeb, et ma tulen teile kliendiks ja siis te võtate nagu kõik minu seadmed nagu siis enda hoole alla või kuidas see asi käib täpsemalt? Mitte nüüd kõik seadmed, et see ikkagi puudutab ikkagi hüdraulikat, et hüdraulika seadmed jah, selles mõttes, et hüdroseadmetele me teeme hooldust, et me ei tegele nii-öelda mootori remontida või käigukasti remontida või selle poolega. Aga need hüdraulika seadmed, ma saan aru, ongi kõige sellised kõige kiiremini purunevad või? Ei, nad ei ole kindlasti kõige kiiremini purunevad, aga nad on lihtsalt kõige spetsiifilisemad, et
niisugust, ütleme siis nii, muud tehnikaremonti on vähe lihtsam teha kui hüdraulikasüsteemi, sest hüdraulikasüsteem oma olemuselt on lihtsalt keerulisem, mis vajab rohkem spetsialiseerumist. Ja neid ettevõtteid on kuskil mingi 600 ringis, kes võiks nagu teile siin huvi pakkuda? Jah, et me oleme vaadanud siin Võru kandis on jah, ligi 600 ettevõtet, keda me ise oleme esialgu üles otsinud, kes meile huvi võiks pakkuda, kellel hüdraulika või tööstusvoolikute või pneumaatikaga tegemist on. Et kindlasti on neid veelgi rohkem, mida me ise ei ole veel üles leidnud. Aga suur aitäh! Jõudu!